Ka minu poolt. Ma ei viida kaua enam teie aega. Kell on palju juba, aga ma täna olen pigem rohkem sõnumi tooja kui jutlustaja. Ja ma annan selle sõnumi edasi. Aga ennem seda sõnumit tuli mul siiski midagi meelde. Seoses sellega, kui pastor Oolius kutsus meid üles andma. Jumal tuletas meelde ühe olukorra meie enda elust. Meie väike poeg Markus oli siis alles 3-aastane kuskil. Ja Jumal pani südamesse õnnistada ühte inimest, tol ajal oli kroonid meil veel, õnnistada 1000 krooniga. Ja sellel ajal oli see meie jaoks ka päris suur raha. Ja mina raamatupidajana küll ühtepidi ja teistpidi ja diagonaalis kokku arvestades tulud ja kulud ei oleks välja tulnud enam oma rahadega ja oma asjadega, kui me oleks selle raha ära maksnud. Aga kui Jumal paneb sulle midagi väga südamesse, siis tegelikult üks tark tegu on seda järgida. Ja me tegime selle ülekande ära tol korral ja järgmine päev hakkan mina minema poisiga õue, oleme esikus, ta on juba riides, hakkame minema uksest välja ja tema äkki jookseb suurde tuppa oma jalatsite ja suurte riided peal. Ja läheb sinna meie ühe riiuli juurde, võtab sealt ühe suure raamatu, see oli suur itaalia-vene sõnaraamat, paks, tuleb sellega niimoodi minu juurde ja annab selle mulle. Ma ütlen, mida sa laps teed? Miks sa selle siia praegu tood? Me läheme õue. Ja see raamat nagu läks lahti ja ta läks selle koha pealt lahti, kus oli 7000 Eesti krooni. Keegi ei tea me peres, kuidas see raha sinna sai. Kust see tuli sinna üldse? Kuidas see võimalik oli? See oli meile nii suur kinnitus, see on meil olnud alati kinnituseks. Jumal lihtsalt teeb teinekord ime, et me julgeksime teda usaldada. Mitte oma tarkuses mõelda ja anda nii, et lõpuks ise oled püksata, nagu Allan Kroll tavatseb öelda, vaid see, mida Jumal meie südamesse paneb. Seda tasub usaldada. Amen. Aga nüüd see sõnumi pool, mis mul täna on, see on tegelikult suhteliselt lühikene sõnum, aga Jumal kõnetas mind mõned nädalad tagasi. Ja kui Jumala kõnetus tuleb, tema arm on, kui ta tuleb ja raputab meid üles millestki, raputab meid. Me vajame vahel raputust, väga vajame, sest et meie elu, mille sees me oleme, igapäevaelu siin maa peal, võib tõmmata meie meeled ja mõtted niimoodi, et see, mis on tõeline, mis on taevalik, muutub väga häguseks. Ja see, mis on siin maa peal ja mis on ajutine, muutub äkki nii tähtsaks. Ja Jumal vajab teinekord raputada meid, et me ärkaksime ja mõistaksime, kus me tegelikult oleme, kes me oleme ja kuhu me oleme teel. Ja mis on üldse tähtis siin elus. Ja tegelikult alguses ma loeks võib-olla selle loo piiblist ja siis ma jagan selle tunnistuse. Ja see lugu piiblist, see on kirjutatud tegelikult Matteuse 22. peatükki. See on lugu sellest, kuidas kuningas oma pojale pulmad tegi. Ja Jeesus hakkas taas neile mõistu kõnelema. Taevariik on kuninga sarnane, kes tegi oma pojale pulmad. Ja ta läkitas oma sulased kutsutuid pulmapeole paluma, aga need ei tahtnud tulla. Taas ta läkitas teisi sulaseid. Öelge kutsutuile, vaata, mu söömaaeg on valmis, mu härjad ja nuumveised on tapetud ja kõik on valmis, tulge pulma. Aga kutsutud ei hoolinud sellest ja läksid ära. Kes oma põllule, kes oma kaubale. Mõned aga võtsid sulased kinni, teotasid neid ja tapsid nad ära. Kuningas vihastas ja saatis oma sõjaväed, hukkas need mõrsukad ja süütas põlema nende lilla. Siis ta ütles oma sulastele, pulmad on küll valmis, aga kutsutud ei olnud seda väärt. Minge nüüd teelahkmetele ja kutsuge pulma, keda te iganes leiate. Ja sulased läksid välja teedele ja kogusid kokku kõik, keda leidsid, nii halbu kui häid.
ning pulmakoda sai täis pidulisi. Aga kui kuningas astus sisse pidulisi vaatama, nägi ta seal inimest, kellel ei olnud pulmarõivas seljas. Ja ta ütles talle, sõber, kuidas sina oled tulnud siia ilma pulmarõivata? Aga see ei saanud sõnagi suust. Siis kuningas ütles teenijatele, siduge tema jalad ja käed ning visake ta välja pimedusse. Seal on ulgumine ja hammaste kiristamine. Sest paljud on kutsutud, aga vähesed on valitud. Amen. Amen. Nii et miks me tegelikult siin oleme? Mida me siin maa peal teeme? Jumal tegelikult on läbi sajandite valimas endale pruuti. Oma pojale pruuti. Kes on pruut? Pruut on tema kogudus. Pruut on kogudus. Küsimus on ainult selles, kas kogu kogudus. Kas kõik me läheme? Kõik, kes me saame päästetud. Kõik läheme. Ja seda Jumal tuligi minule näitama ja minule rääkima. Läbi minu 24-27 aasta, mis ma olen nüüd koos Jumalaga käinud, on Jumal sageli saanud minu tähelepanu läbi unenägude. Kui ma olen nii hõivatud, et ma enam tema häält ei kuule nii hästi, siis Jumal räägib mulle läbi unenägude. Väga harva, kui ma neid näen, aga kui ma neid näen, siis nad on selged ja Jumal kõnetab. Ja paar nädalat tagasi Jumal näitas mulle ühe unenäo. Ja seal unenäos olin ma pruut. Kui paljud teist on olnud abielus või on praegu abielus, tõstke käed. Okei. Teil on võib-olla kergem aru saada, millest ma räägin. Ma olin pulmas, mitte pulmas, aga ma olin pruut. Ja oli minu pulma aeg. Ma pidin abielluma. Mul oli juba kleit seljas, kõik oli valmis. Aga mu sees oli rahutus. Ja seal kuskil kaugel ma nägin, et mu peigmees istub tooli peal. Ja ta on telefonis. Ja ta on telefonis. Ja ta ei tee minust üldse välja. Ja mu sees oli nii raske olla. Mu sees oli nii raske olla. Ma mõtlesin, kuidas ma olen sattunud sellisesse olukorda. Täna on pulmapäev. Kõik on valmis. Külalised on kutsutud. Kõik on valmis. Ja minu mees ta absoluutselt ei tee minust välja. Minu tulevane mees ei näita üldse, et ta armastaks mind. Mul ei ole temaga nagu mingit lähedust kogetud. Kuidas ma olen sattunud sellisesse olukorda? Ja ma nagu tundsin seal unes, ma nagu võitlesin, mõtlesin, et kuidas on võimalik, ma ei suuda elada sellise mehega, ma ei suuda elada sellise mehega, kes mind ei armasta, kellele mina ei ole kallis ja tähtis. Ja siis ma mõtlesin, et mul on 2 varianti. Kas ma elan terve elu niimoodi või ma otsustan, et ma ei abiellu. Ja ma mäletan, kuidas ma tegin selle otsuse. Mina ei saa abielluda. Ja ma ütlesin selle seal välja, et palun tühistage kogu üritus. Mina ei abiellu selle inimesega. Ja sellel hetkel märkasin üles. Esimene moment oli see, et mul oli tohutu rõõm, et ma olen endiselt Peetri kõrval. Ja tema on mu abikaasa, halleluja. See oli tohutu rõõm, aga järgmisel hetkel Jumal kõnetas mind. Ja ta kõnetas mind nii selgelt, et ma lausa tartusin. Ja ta ütles nii. Leela, mina kogen seda valu või seda raskust oma südames, seda valu oma pruudi suhtes, kes ei ole valmis, kes mind ei armasta, kes armastab mind oma suusõnadega, aga teod, ma ei tunne teda, ta on minust kaugel, tal ei ole minu jaoks aega. Mina kogen seda sama valu, mida sina kogesid. Ja see raputas mind. Ja ma istusin seal diivani peal, voodi peal ja Peeter ärkas, et mis sul on?
ja ma istusin lihtsalt ja ma olin täiesti lummatud. Ja ta ütles, mis sul on? Ma ütlesin, Jumal kõnetas mind. Jumal kõnetas mind. Ja ma rääkisin talle selle unenäo ja tegelikult Jumal ütleb oma sõnas, eks ju, et paljud on kutsutud. Kõik me, kes me võtame vastu kutse ja saame kihlatud Jeesusega ja hakkame käima koos temaga. Ja nüüd on see ettevalmistusaeg, see on pulmadeks ettevalmistusaeg. Ja ma mäletan, kui meie pulmadeks ettevalmistusaeg Peetriga oli, kuidas ma igatsesin oma peigmest, kuidas ma igatsesin Peetrile. Esimene asi, mis ma hommikul mõtlesin, oli tema. Viimane asi, mis ma õhtul mõtlesin enne, kui ma magama jätsin, oli tema. Ma isegi pidin võitlema oma sees, et mitte unustada Jumalat selle kõige juures. Ta oli mulle tähtis, ta oli mulle kallis. Ma igatsesin temaga abielluda. Jeesus ka igatseb tegelikult, et meie teda igatseksime. Me mõtleme, et meie ju teeme seda ja teeme teist ja kolmandat, aga tegelikult ei ole küsimus niivõrd meis, mida meie arvame, vaid kuidas Jeesus kogeb meie armastust. Kas ta tõeliselt kogeb, et me teda armastame, igatseme, ootame, järgime kõiges, oleme valmis ennast andma selleks, et tal hea on, et tema tahe saab tehtud. Ma mäletan, kui mul tuli niisugune võrdpilt, et kui mina näiteks pulmade aeg, eks ju, kui on armastus nii värske ja uus ja siis mees ütleb sulle, et ma armastan, Peeter ütleb, ma armastan sind ja siis ülejäänud elu ma seda armastust ei koge. Siis ma oleksin maailma kõige õnnetum ja täbaramas olukorras naine. Aga kuna Peeter on armastanud kõik need aastad mind, andes oma tahte, oma heaolu, minu heaolu nimel, päevast päeva, istudes minu haigevoodi kõrval, võttes raskemad koormad enda peale minu eest, tehes siis, kui võib-olla tegelikult kõige hullem, ma mõtlen alati, kui on juba õhtu hilja ja vihma sajab ja on külm õues ja on vaja koeraga õue minna, tegelikult minu kord on minna. Minu kord on minna. Ja ta ütleb, ma lähen ise. Ta alati võtab selle raske koha minu eest. Või jätab auto tee ääres seisma ja korjab mul esimesi kevadlilli. Ta teab, et ma armastan neid. Ta teab, et ma Lilli armastan. Ma ei ole kunagi palunud talt seda. Ta teeb seda lihtsalt oma armastusest. Ja see on see, mida ma kogen läbi need aastad, et ta tõesti armastab. Ja kui ta tõesti armastab, ma igatsen armastada vastu. Ja anda ennast talle. Ja see on ka Jeesusega. Jeesus ka igatseb, et me nii igatseksime teda, et ta kogeks seda, kuidas me teda armastame. Ja see ongi see, mis mul tegelikult täna on teile öelda. Katsume oma südamed läbi. Jumal väga puudutas mind. See oli tegelikult sõnum esialgu minul on ju. Aga kuna see sõnum ei läinud mu südamest ära, siis võib-olla see on täna ka sulle. Tõuseme ja paletame. Kallis issand, sina valid praegu oma pojale pruuti. Issand, me tahame olla see pruut. Me tahame olla need, kes tõusevad sulle vastu ühel päeval. Halleluja. Kes tõusevad sulle vastu, kes igatsevad sinu järele. Kes tõeliselt armastavad, issand, nii et sa koged seda, kuidas me sind armastame, issand. Jumal, õpeta meid. Tule oma kalli püha vaimuga, issand. Juhi meid. Aita meid, elusta meid. Virguta meid, issand. Headele tegudele, issand. Näita meile meie südame olukorda, issand. Puuduta meid, issand. Anna meile kogeda seda kõike, issand. Et olla igavesti koos sinuga, issand. Amen. Amen.